Tere hommikust! Jalutan siin Tartu ühes elamurajoonis, kui ma tavaliselt ei satu, aga mõnikord ikka. Ja mõtlesin mõtiskleda VIP-teenindusest. Mis asi on VIP-teenindus? VIP-teenindus on nagu tavaline teenindus, aga seda tehakse vähematele inimestele. Tehakse olukordades, kus tavalistel inimestel ei ole võimalik seda teenindust saada. Näiteks öösel on VIP-kliendil võimalus kontakteeruda mõne firmaga. Tavaklient peab ootama, tavalist tööaega või kui reisides VIP-kliendile võib-olla tuleb keegi saatja, kes saab ta asju ja viib ta õigesse kohta. Ja ühesõnaga, see on teenindajad, kes on olemas väga väikese arvu inimeste jaoks. Ja mida see tähendab? VIP-teenindajale on see hea võib-olla ametikoht, näiteks tudengile suurepärane ametikoht, sest võib-olla, kui teine inimene tavaline teenindaja peab tööd rabama kogu oma vahetuse jooksul, siis VIP-teenindaja võib-olla vahetuse jooksul teenindab ainult ühte klienti, võib-olla kahte klienti, võib-olla mitte kedagi. Lihtsalt on olemas, et peab olema seal valvel, et juhul, kui keegi tuleb, eks ju. Ja minul on olnud kogemus sellise teenindusega ja minu jaoks oli see väga hea kogemus, sest ma sain sellele õppida ja muid asju teha, eks ju. Täiesti luba oli ülemuse luba teha kõike muud asju, aga lihtsalt klienti teenindamist pidi olema valmis. Ja mida see tähendas? See tähendas seda, et kui klient tuli, siis mul tuli olla 100%. Mitte niimoodi, et mitte 100%, et oigi, et ma just tegin midagi muud, et laske mul nüüd ümber lülituda, eks ju. Ja miks ma sellest räägin? Et kui ma nüüd hiljuti Võrust paar päeva tagasi, siis ma nagu turist ikka mõtlesin muuseumites ka ära käia. Ja lähen mina siis kõnnin mööda Võru tänavaid ja näengi, et on selline hall maja, peal on kiri muuseum, astun sisse, tuleb üks vanem vene naine, hakkab õudselt oigama, kui mind näeb, silmi pööritama, vene keeles issandat appi karjuma. Ma näitan talle isikkaarti, siis ta ütleb, et ei saa tasuta siia, ma ütlesin, ma ei tahagi tasuta, mida ma seda olen öelnud, et ma tahan lihtsalt seda üliõpilase piletit osta. Siis ma osutan kaardiga, see on mul pangakaart ka, et osutan kaardiga kaardimakse terminali suunas, et ma maksan sama kaardiga, et ma piiksutan ta läbi, eks ju. Selle peale vaatab vene naine uuesti seda kaardimakse terminali ja hakkab jälle uuesti koledamal kombel oigama ja issandat appi karjuma. Ühesõnaga, kogu see asi oli niivõrd tobe ja ma hakkasin mõtlema, et kui mina olen samas olukorras, ma olen olnud samas olukorras, eks ju. Sest põhimõtteliselt, ütleme, nagu ma aru sain, Võrus inimesed ei käi enam muuseumites, et muuseumid ongi sellised VIP-klientide asutused, jah. Et ma ei käitunud niimoodi, mitte kunagi. Ja kui ma teadsin, et vastupidisel olukorral ma ei oleks kellegi peale oigama hakanud, ma ei oleks issandat appi karjuma hakanud, ma ei oleks silmi pööritanud, eks ju. Siis ma lihtsalt pöörasin ümber ja kõndisin minema. Sest see ei olnud nii, nagu mina oleksin käitunud. Ja see oli tegelikult, läks väga hästi, sest ma jõudsin mööda seda Kreutzwaldi tänavat edasi ja jõudsin maja number 31, mis on siis Kreutzwaldi muuseum, seal kus ta elas kunagi. Ja seal oli ka väga huvitav, sest ma läksin sisse, kassa, selle toa uks oli kinni, aga sealt ülevad korruselt juba keegi tuli. Tehti uks lahti, ma sain kohe pileti ostetud, ei mingit silmade pööritamist, ei mingit oigamist, ei mingit issanda appi karjumist, ei tea mis keeltes, eks ju. Aga siis läks huvitavaks. Siis öeldi mulle, ma pean kirjutama oma nime külaliste raamatusse. See tundus väga pidulik kuidagi, aga mis seal ikka. Ja siis ma nägingi, et seal muuseumis ei käigi kedagi. Et enne mind oli paar rida tapikorras sinna veetud kooliõpilasi. Ja siis oli üks rida, kus oli Eesti Vabariigi president Alar Karis. See oli väga huvitav. Ma küsisin, et president käib teil ka siin. Ei, tema päriselt ei käinud, kui ma õigesti aru sain. Ja? Et tema lihtsalt kirjutas oma nime siia. Midagi sellist. Ühesõnaga, vist tema päriselt ei käinud, aga sai nime kirjutada. Kui ma valesti aru ei saanud. Ja siis läks veel huvitavamaks, siis tuldi muga lausa kaasa, see oli mitu tundi, oli väga põhjalik ekskursioon. Nii et ma olin lausa täitsa vaimustunud, et niimoodi siuke asi on võimalik. Ja siis oligi nii. Aga miks ma selle mõtiskluse kiiruga tegin, on see, et Eesti Vabariigis on teatav võib-olla rahvastiku vähenemine ja mõnedes kohtades ja see tähendab seda, et on teatavad asutused, mis on muutunud VIP-teeninduseks. Ja, et
Et kui ma lähen muuseumisse ja seal kedagi käi, kas see muuseum peaks siiski olemas, kas Kreutzwaldi muuseum peaks olemas olema? No loomulikult ta peaks olemas olema. Küsimuski ei ole, eks. Ja aga siis see tähendab seda, et kui keegi tuleb, siis tuleb see inimene vastu võtta, talle pilet müüa ja nii edasi, eks ju. Aga kui selleks suuteline ei olda, siis on muidugi, jah, siis on konflikt. Nojah, et see oli siis võib-olla selline lühikene mõtisklus VIP-teenindusest.